Tere, mina olen Hannes ja täna me vaatame seda, kuidas siis paadile paigaldada erinevaid detaile. Praegu on siis vaja sellele paadile paigaldada tendikaared ja selleks, et tendikaaret nüüd siia paadi külge kinni saaks, on vaja siis sellised roostevaba kinnitused panna siia klaasviibri külge. Kaks täiesti erinevat materjali. Esimene asi tuleb valida nagu õiged kruvid, et kindlasti roostevaba, nii ei ole nagu küsimustki. Ja mida võiks valida tegelikult mitte puidukruvid, vaid metallikruvid. Ja hea oleks, kui nad oleks veel sellised natukene koonuspeaga ka, see tegelikult tagab selle, et ta keeratis katki ei lähe. Nad on natukene tugevamad, paraja pikkusega. Kuna see läheb siin parda sisse, siis meil väga palju ei ole vaja sellele mõelda, palju teiselt poolt välja jääb. Aga et oleks lihtsam keerata, me võtsime 5x25 kruvi. See istub ilusti sellest kinnitusest siit läbi, jääb täpselt pealt tasa ja peaks meil siia sobima. Esimene asi muidugi, mis me siia siis teeme, on see, et teeme siia augud ette. Aga selleks, et ta õige auks saaks, siis klaasviibri puhul on väga tähtis see, et ta oleks väga täpne auk. Kui ta saab liiga suur, siis ta ei püsi seal sees ja kui ta on liiga väike, siis te keerate selle kruvi lihtsalt puruks. Et praegu selle 5 kruvi puhul 3,2 valitud auguks. Siia ma tegin juba nüüd augu sisse ära ette ja mis nüüd veel on see, et see pind peaks olema meil täiesti tasa, aga kui me klaasviibrit puurime, siis ta tõstab selle natukene siit ülesse poole. See tegelikult tähendab seda, et me peaksime tegema siia väikese faasi, et see üles ulatuv pind ei jääks meil nüüd tegelikult siis kandma. Et siin piisab täiesti, kui tavalise puuriga paar korda niimoodi lasta käe vahel. Võtab need krassid siit maha ja see pind jääb sellega ilusti tasa. Nii, see on meil nüüd olemas. Nüüd on siis see, et kes märgib peale muidugi, oleks õigem enne peale märkida, aga ma teen seda natukene kogemuse põhjalt käigu pealt ja lasen teisele poole ka augu. Märk ette ja auk sisse. Nii, mis nüüd on? Nüüd on meil põhimõtteliselt need augud olemas. Ja selleks, et nad meil siin ilusti kinni ka jääks. Siin on üks asi veel, kui see auk see sisse ära saab, siis ma tavaliselt keeran natukene ta sisse, et see ongi nüüd see koht, kus ta siis kergitab selle pealmise klaasviibri natukene üles poole. Ja pärast see kinnitus hakkab muidu siin peal kõnkama. Eda lõpuni vaja keerata ei ole. Niimoodi, kui ma selle tagasi välja keeran, siis on siin näha kohe tükline mügarik. Selle võtame siis maha. Nii, kena. Järgmine asi, mida meil on vaja teha, on see, et selleks, et need pinnad omavahel nüüd nakuksid, sest klaasviibri see kelgaudi pind on täiesti sile. Ega siia väga ei taha mingisugune silikon ega midagi kinni jääda. Ütleme niimoodi, et siin primerit alla pannes saab sikafleksiga hakkama küll, aga selleks, et ta oleks täitsa kindel, siis mina teen niimoodi, et vähemalt nende kinnituste puhul panen siia ümberringi teibi täpselt selle koha peale, kus siis see kinnitus tegelikult tuleb.
teen sellise ümberringi katmise nagu. Siiapoole juurde ka. Nii, nüüd on mul see paik siin olemas ja käin kergelt liivapaberiga selle üle, karestan ta ära. Kuna seda tendikaart hakkab hoidma ainult 2 kruvi, siis siin nagu eriti suurt hoidmist ei ole. Ehk siis mida paremini mul see silikon siin kaasa aitab, seda tugevamini see kinni jääb. Mis on nende asjade puhul ka nagu väga tähtis, on see, et oleks pinnad väga korralikult ära puhastada. Nitrolaustiga sellest täiesti piisab. Nii, ja kus mul jäi see kinnitus ja ehk see metallosa tegelikult näeb välja nagu väga hea, siis selle ma tõmban ka puhtaks. Nii, ja natukene varem. Ja nüüd silikon alla. Õige silikon on ka muidugi ülimalt tähtis, sest praegu ma kasutan siin Sikaflexi 291. Nii. Väga palju ei ole uputada vaja. Ta on niisuguse varaja otsa. Nii. Ja tegelikult ma panen siia hästi õhukese kihi. Natukene siia poole ka, kuni täiesti servast servani. Nii. Nüüd tehtud. Siia peale. Keerame kruvid kinni. Nii, teine kruvi ka. Kruvisid ärge kindlasti kunagi keerake akutrelliga. Sellega te ei tunne tegelikult, mis toimub. Ja roostivaba keerab sellega üsna kergesti puruks. No, ma ütleks, et see auk sai isegi natuke tummine. Põhimõtteliselt nüüd võtan need teibid ära, enne kui ma päris kinni keeran. Nii, nüüd läheb kinni. Väga hullusti ei ole mõtet. Kui silikon hakkab juba vaikselt äärest välja tulema, siis on kõik. Kui te roostevaba üle keerate, siis see pea lihtsalt läheb kohe puruks. Ja kui on kinni, siis ärge silikonil laske ära kuivada, et see äär, mis siia jääb, kergelt nii-öelda nitro või siis atsetoni lapiga ära võtta. Ja tegelikult jääb ta juba väga ilus, pärast ei ole seda silikoni nokkimist siit ümbert. Nii, see sai meil nüüd ilusti paika. Selle operatsiooniga kõik, paneme teisel poole pardasse ka ja siis lähevad kaared peale.
et kui on tarvis veel selliseid õpetlikke videosid vaadata, siis ma usun, et enamuse te leiate meie Facebooki lehelt. Need hakkab sinna järjest juurde tulema. Aitäh!